Üleskäik. Tere kallid rallisõbrad, neljapäev, 28. märts, munadepühad on ukse ees ja käimas on Keenia ralli ehk siis autoralli MM-sarja 3. etapp. Meil on stuudios nagu ikka saatejuht Gunnar Leheste, kaassaatejuht, ekspert Roland Poom. Tere jälle. Ja meil on saates külaline Urmo Ava. Tere. Urmo, kuidas läheb? Väga hästi, aitäh. Mis teoksil? Ralli korraldamine, eks mingid muud tegevused ka igapäevased, aga praegu on päris aktiivne ja äge on ka see, et nüüd Euroopa meistrivõistlused on ärganud ja ägedaid uudiseid tuleb tegelikult sellistest tippsõitjatest, kes selle hooaja kaasa teevad, et nüüd tuleb hoida kinni ja vankril püsida. Kuule, aga ma küsin kohe ära, et ma vaatasin seda kalendrit ja kui ma eksi, siis 2 kruusarallit vist ERC kalendris ja äkki võis olla 5-6 asfaltit. Et see tundub üpriski selline võib-olla siin Skandinaavia sõitjate poolt vaadates väga ühele poole kald, et kuidagi keeruline võib-olla mõnel meil sõita. Mis sa sellest arvad? No 5 asfaltit, 3 kruusa, et Ungari, mis arvatakse, et on asfalt, siis on kruus tegelikult. Okei, niipidi. Ja, aga kindlasti ta on asfaldi poole kaldu ja võib-olla see on sellest hea, et WRC sari ilmselgelt nüüd on natuke parem, aga mingi hetk oli väga kruusa poole kaldu, et arvan, et see tasakaalustab ja kui ka siit poolt keegi läheb, ega siis tulebki kiiresti asfaldi karjuda. Kusjuures ega Eesti sõitjad tegelikult minu meelest üllatavalt asfaldi võiks öelda spetsialistid tegelikult ju on, et alguses ei saa hästi minema ja pärast tundub, et enam pidama ei saa, et see asfalti know-how vist on siin tippsõitjatelt hea saada, et kuidagi niimoodi vähemalt tundub. Ja eks see täna maailm on vaba ja kes vähegi viitsib mõelda ja oskab küsida, siis saab kindlasti nõu ja saab erinevaid koolitusi ja ega sa tead isegi, et kui sa tahad olla tipus, siis sa pead olema universaal. Loomulikult jääb ilmselt elu lõpuni mingisugune nagu lemmikpinnas. Aga ma olen sinuga nõus, et kui võib-olla asfaldid vaadata, on natuke igav. Kuulge mehed, vahepeal meil ei tegelikult sissejuhatust tegemata, ma kiirelt räägin ära, mis meil täna plaanis on. Meil on plaanis see, et me Keenia rallist räägime lõpus minimaalselt, sest Urmol on kiire, meil endal on kiire ja kuulajal on samamoodi kiire, kõigil on kiire. Me räägime Rally Estoniast, ERC-st ja WRC sarja muudatustest, mis meil tulevikus paistavad. Ja täpselt sellises järjekorras. Super, palun vabandust. Ja, ei, aga ERC tegelikult hakkab pihta juba 12. aprillil ja Ungarist. Ja. Kas meil on entry list on lukus? Ei, minu teada ei ole veel ja äge ongi see, et tuleb siin riburada pidi ägedaid sõitjad, kes sarja kaasa teevad. No Mats Ösberg. Ja tegelikult Hayden Paddon. Ja ma loodan, et siit tuleb neid häid uudisid veel ja tegelikult, kui me nüüd hüppame sellesse, et WRC sarjas on üsna nagu asjad paigas, siis Euroopa meistrivõistlustel võib nagu Rally Estonia kontekstis tulla neid nagu üllatusi veel, et Euroopa meistrivõistlused on palju vabamad ja ka neid sõitjad, kes tulevad, teevad kas konkreetselt ühe ralli või siis mitu rallit, kus nad on nii-öelda spetsialistid, siis seal neid üllatusi tuleb, ma olen sellest kindel. Aga see, et Ösberg ja Paddon sõidavad ERC tiitli peale, tähendab, et nad on ju ka Eesti stardis. Jah. Seal ei ole mingit, et 8 parimat tulemust lähevad arvesse? Ei, ütleme niimoodi, et ikka võib kellelgi midagi juhtuda, aga seal ei ole nagu loogikat, et nad ei tule ja jätavad need punktid kuskile ripakile. Et kindlasti see, seal seda loogikat ei ole ja mõlemad on ju kiired siin olnud. Et saanud sellele pinnasele pihta ja ma tean, et Ösberg on võitnud. Mis Paddoni parim tulemus on? Ma tahaks öelda, et ta on poodiumil olnud WRC-ga. Et sa küll ennem siin ähvardasid mind mingite viktoriini küsimustega. See tuleb. Urmas Roosimaa on saatnud magusa küsimuse ja Roland oli päris hädas. Ma tahaks öelda, et Hayden on olnud poodiumil äkki kas 2018 või 19. Tahaks midagi seda. Jah. Tahaks öelda. Aga igal juhul ju Paddoni poolt vaadates kiired rallitele ju tegelikult väga on sobinud, et me võime kas või siin Soome näiteks tuua, kus ta on kindlasti nagu võidu peale isegi suutnud tempos püsida, et see, et Rally Estonial
kas nad on kohal või ei ole, et see, ma arvan, ei ole isegi küsimus, et nad on siin kohal ja ma arvan, et meie lõunanaaber Martin Sesks nendel kiiretel teedel suudab ka päris hästi seal nendega tempos püsida. ERC-st veel, mis on see asi, mis eristab ERC-d kõige rohkem sellest, mida me oleme harjunud siin juba 3 või 4 aastat järjest, palju meil see WRC on olnud nägema? Aga me vaatame nagu üleüldiselt, siis MM on ju, me teame seda, ta on just nagu tipu mõttes on hästi hermeetiline. Et proovi saada see koht, kui sul ei ole nagu rahakott päris nagu puuga selles või nagu rongitäis raha ei ole, et proovi saada sinna nagu ralli 1-ga või sellise ralli 1-ga sõitma, millega sa oleksid nagu konkurentsis või üldse saaksid sõita. Siis, et see on WRCs hästi keeruline. Teistpidi on kõik asjad paigas, me teame teha see sõitjaid, me teame neid tiime, korraldaja võib nagu selle kõigega arvestada. Aga mida ei ole, ei tule selliseid nagu pommuudiseid, et nüüd keegi tuleb ja siis täiesti selline must hobune, kes nagu siis sekkub poodiumi või lausa nagu absoluutvõidu peale. WRC-sarjas seda nagu, ma ei tea, mina ei ole tähele pannud ja ilmselt see ei ole ka nagu niimoodi võimalik. Kui just Sebastian Loeb ei karga kuskilt nurga tagant välja, mida tema võib teha, aga see ei ole kellegile nagu sellest, see kargamine ei ole üllatus. Aga kui me nüüd vaatame Euroopa meistrivõistlusi ja mis kindlasti on nii Eesti rallipublikule huvitav kui ka siin põhja- kui lõunanaabritele on siis see, et Euroopa meistrivõistlused on palju nagu avatum sari ja sellised spetsialistid käivad 1, 2, 3 etappi sõitmas ja kui me nüüd võtame siis selle fakti, et ERC-d on võimalik Rally 2 autoga võita, mis on nagu kordi või nagu põhimõtteliselt 10 kordi nagu taskukohasem, siis kohaliku piirkonda sõitjatel, kes on nagu heal tasemel, siis võivadki tulla nagu mustade hobustena ja ma arvan, et seda me hakkame nägema, et nii Soome poole pealt, Eesti poole pealt, Läti, Leedust meil väga kedagi minu teada nagu nii kiiret võtta ei ole. Võib-olla nagu Saala oleks päris hea tempoga saaks sõita ja kindlasti selle nimel ka töötame, et nagu Leedust keegi tuleks. Ja see aktiveerib tegelikult nagu kogu seda spordi poolt. See annab Eesti noortele võimaluse näidata ennast Euroopa absoluutses tipus, saada teleülekannetesse, saada oma sponsorid, toetajad sinna ja tegelikult üllatada siis kas siis nagu rallirahvast, kes on katsete ääres või on siis mingite meediumite ääres, et ta on palju üllatust rohkem ja uudiseid tuleb, sellest see on hea. WRC sarjas on nagu, ma ei kritiseeri WRC sarja, uudis on see, kui keegi ei tule. Minu arust hästi oluline küsimus on see, mis sa ennustad? Mitu Eesti meest istub Rally 2 autos, Rally Estonia, Delfi Rally Estonia ja ERC sarja arvestusse minevas klassis? Kõigepealt peaks kuidagi, peab olema juve ettevaatlik, mis sa ütled. Et ma täpsustan küsimust. Kas mitu inimest või mitu ekipaasi? Mitu ekipaasi, mitu pilooti on rooli taga. Mutta meeskond ka ei tohi öelda, sest naised võivad olla. Ja lõpuks on ka mehaanikud taga. Ja me väga loodame, et naisi tuleb rallisse, aga Muidagi. Ma tahaks öelda, ma ise unistan, et oleks 5 Eesti ekipaasi, kellest 2 võiksid sõita päris kõige kõrgemas konkurentsis. Georg Linnamäe ja Robert Virves. Vot sellega ma küll tegelema ei hakka praegu. Aga ei, tegelikult olgem ausad, siis kui me vaatame ka nii-öelda eelmise ERC perioodi juurde, mis siis oli Rally Estonia, siis tegelikult kui sa mainisid just seda teleülekannet, et sa saad ralli võidu peale sõita, siis olgem ausad, esimene mälestus, mis mul tuleb, on Rainer Aus oma vana Evo 9-ga või 8-ga, mis oli ja lappi sai seal kotti ja no see oli nagu kõva asi, mida ta tegi ja teleülekannetes kopterid lendavad peale, et sa saad niimoodi pilti, mida sa tegelikult WRC etapil ei saa, et see on ülihea hüpe kuhugile, võib-olla, tõenäoliselt see võib avada mingeid võimalusi sulle, et see on hästi oluline minu meelest ERC sarja puhul alati olnud ja miks ma ka ise tegelikult ühel hetkel ERC sarja poole vaatama hakkasin, et see oli kindlasti üks põhjus. Kas kiiruskatsed on teie jaoks paigas? Jaa, ralli on tegelikult, kui sa enam küsisid, millega me seal tegeleme, siis tegelikult ralli on tehniliselt valmis. Mida sa saad rääkida? Palju on uut, palju on üllatusi? Ma saan öelda seda, et ma võib-olla saan öelda seda, mida me ei sõida.
sest ei oleks võib-olla õige öelda, mida me sõidame. Ütle ära. Et me logistiliselt, kuna on nüüd siis avamine ja lõpetamine 5. ja 7. juulil on Tartus, aga ülejäänud aega me oleme siis ikkagi Otepää ümbruses, siis servicepark on Otepääl, kuigi kinnises pargis on autod Tartus. Aga siis nagu kes tahab arvata, siis peab vaatama nagu seda, tõmbama mingi loogilise raadiuse sinna Otepää ümber ja seal me oleme liigendanud ja teinud nagu huvitavaid asju, aga nad ikkagi pigem on teada-tuntud Rally Estonia katsed ja me ei lähe Tartust põhja poole, lihtsalt see logistiliselt ei ole loogiline. Ma kuulan Urmo jutte, mulle tundub, et sa oleksid vähemalt sama hea poliitik, kui sa oled hea rallikorraldaja, et ühtegi üleliigset sõna ta ei ütle, et ta oleks kõige ausam poliitik vist Eesti maastikul. Ja ma ei usu, et ma hakkama saan, ma arvan, ma korraldaks mingi jama ja tuleks tagasi astuda. Kas on mõni katse või mingi koht, mida me pole ammu Eesti rallidel näinud? Või Rally Estonia, noh, nii palju teid meil nüüd Eestis ka ei ole, et üldse Eesti rallidel pole näinud, aga mingi siuke koht, mis võiks olla huvitav? On väga huvitavaid asju, aga nad ei ole nüüd sellest, sest nad on Rally Estonial olnud. Aga selleni me jõuame, et me ei saa kõike seda ära rääkida, et kindlasti on oodata midagi. Jällegi eelnevatest aastatest oleme õppinud, proovime anda rohkem erinevat tüüpi emotsiooni. Oleme töötanud selle nimel, et kui meil katsed said paika, siis me hakkame kohe vaatama neid või isegi vaatasime paralleelselt, et just see pealtvaataja saaks sellist hübriidemotsiooni. Ja isegi üks koht tekkis niimoodi, et kui nüüd ma natuke võib-olla on selline teemaliug, aga kui me nagu vaatame, et mis toimub üldse, siis meil sõidetakse Euroopa meistrivõistlused ja sinna järgi reede ja laupäev Eesti meistrivõistlused ja pühapäeval Eesti karikavõistlused. Ja tegelikult pealtvaataja jaoks tekib 2 huvipunkti. Et tulevad kõigepealt Euroopa meistrivõistluste tipud, keda on väga huvitav vaadata. Siis see tase hakkab loogiliselt langema, me loodame, et on selline 60 autot Euroopa meistrivõistlustel. Ja siis tulevad Eesti meistrivõistlused, mis nagu reeglite järgi, kes teavad ja saavad aru, lubavad igasuguseid huvitavaid autosid sinna sõitma. Ja siis tekib uus huvipunkt ja tegelikult Alaküla siis selle suure hüppe läheduses on siis selline hübriidala loodud, et tegelikult sa saad 4 lokatsiooni vaadata ehk minnes pühapäeval sinna, siis rahulikult jalutada ja sellega me oleme väga palju vaeva näinud ja see on selline, ma loodan, et seda võtavad fännid väga hästi vastu ja oleme toonud kahe väga ägeda traditsioonilise asja tagasi, aga sellest juba hiljem. Ja ma ütleks, et Power States on Rally Estoniat kõige raskem. Isegi WRC-s ei olnud nii rasket Power States, et see saab olema maasikus. Ma kuulsin, ma käisin paar tundi tagasi su garaažis ja ma kuulsin juba su selle enda plaane, kus sa sõidad. Aga kas Urmo Aava ei võiks olla üks tõmbenumber, keda tulla vaatama Rally Estoniale? Oota, mis see garaažis toimub? Mingi eventeli või? Ei, no ma ütleme niimoodi, et valmistan siis Jannoga ette meie siis Aava Siitan ralliklubi 2024 aasta siis Eesti meistrivõistluste autot, aga me teeme 3 etappi, et me sõidame Soomes praeguse plaaniga, sõidame kindlasti Paide ralli ja väga tahame sõita legendaarset Saaremaa rallit ja see on piisav, aga kindlasti me ei ole need tõmbenumbrid ja moraalselt ja poliitiliselt pole õige ka võistelda, kuigi jubedalt tahaks. Usun. Kontrollküsimus igal aastal, kui palju on tulesid-vilesid, arvestades, et te saite just värskelt Kultuuriministeeriumilt 8 aastaks 3,15 miljonit, millest 2 on mõeldud järgmiseks aastaks ja 1,15 selleks aastaks. Mis vahepeal on juhtunud, kes on tähele pannud, siis kõigepealt väga suur tänu Eesti riigile selle usalduse eest. Kas see summa vähenes? Ütleme niimoodi, et ta ei tõusnud. Okay. Väga poliitiline vastas, kui väga ilus. Aga raha on raha, euro on euro. Raha on raha, euro on euro ja ilma igasuguse nagu naljata. Me oleme väga tänulikud, aga me peame olema nutikad, kes saab aru, et me loeme tegelikult iga eurot, töötame selles suunas, et kaasata erasektorit, sa ise mainisid ka, sellel järgmisel aastal siis Delfi Rally Estonia, ärge unustage. Ei tohi unustada ja alati tuleb mainida ja päriselt ka, et see ei ole naljaga öeldud, sellepärast, et kui Eesti spordil ei ole Eesti ettevõtted taga, siis tegelikult siis ei ole mitte midagi ja ma arvan, et see kooslus on väga hea, et on riik taga, on erasektor taga, aga millega me peame vaeva nägema,
on kindlasti publik, ja kui siis tuled viled, siis need ei ole ainult need Tartu kesklinnas nagu poodiumil vilkuvad tuled, vaid need tegelikult, me tahame, et seda nagu adrenaliini ja seda ägedat elamust on igal pool, aga see aasta ja järgmine aasta me peame olema väga nutikad, et sellist rumalat raua, ma ei tea, kuskile metsa tassimist või nagu liiga suurte ja niisugust nagu üle nagu siis dimensioneeritud ütleme, Keter-Jaanit ei pea Alaküla hüppele tooma? Ei pea ja mis on väga hea, et alati kui on vaja olla nutikas, siis ka kõige vägevam aitab, et tegelikult on kihvt see, et sellel aastal on Tartu Euroopa kultuuripealinn ja juulikuu on eriti tihe ja seal tekib niisugune kihvt sümbioos, et kas Brian Adams tuleb rallit vaatama? Tegelikult jube tahaks ja töötame selle nimel, et teha temaga koostööd ja just pühapäevasel päeval, et rallirahvas tegelikult saab ka minna Brian Adamsit vaatama. On tegelikult ju genialistid reedel, ma tean, et Elva poole peal tehakse seal kõvad tööd, et saada laupäevaks siis Elvasse nagu päris vinge kontsert, küll meie ei ole otseselt korraldajad, me lihtsalt aitame kaasa mõelda. Ehk tegelikult tekib olukord siis meie seal Tartu Elva ja siis selle Tartu 2024 kultuuripealinnaga, et tekib siuke äge kultuuri ja spordi nagu siis nädal. Ja ma julgeks öelda, et kui sa sellel ajal ei ole Tartus, siis sa oled ilmselt vales kohas. Ma arvan, et maksimum, mis te peate püüdma, on Brian Adams poodiumile hümni laulma. No tegelikult oleks kihvt, kui ta tuleks ka ju rallile, kindlasti on seal nagu väga täpselt välja arvestatud tema saabumine, aga sa andsid väga hea mõtte. Me lihtsalt mõtlesime, et kuidagi siduda ta ära selle ralliga ja et ta tervitaks ka siis rallirahvast ja rallisõitjad, kui ta enda kontserdi sisse juhatab. Aga kui me saaksime ta rallit vaatama, siis see oleks üsna selline unikaalne võimalus. Ma küsin korraks veel nende tulede vilede kohta, et mis sa arvad, veidi provokatiivselt võib-olla ma küsin seda, aga kui te teete selle ralli ära, ma saan aru, et neid kõiki asju võib-olla natukene, ütleme, protsendi võrra vähem, kui seda varem olnud. Kas võib juhtuda olukord, kus te saate aru, et Rally Estonial on veidi üle pandud? Et ühel hetkel te ikkagi jõuate tagasi selle nii-öelda naturaalsema ralli juurde, et kus seda nii-öelda meelelahutust metsa vahel ei ole toodud? Mina sekundeerin, ärge kuulake Rolandit. Ei, ta isegi see on väga kihvt, ma arvan, et see väga kihvt arutelu ja siuke arutelu peabki olema. Ja ma ütleks niimoodi, et tänases päevas, kus me oleme jõudnud sinna, et meil ei ole vaja maailmas siis FIAs või promootori juures nagu tõestada, et nagu päriselt saame ka hakkama ja meil on mingid unikaalsed asjad, mis me saame pakkuda, siis tollel hetkel, kui me pidime seda näitama, seda pidigi näitama võib-olla natuke üle võlli. Täna on õnneks elu läinud niimoodi, et me nagu doseerimegi ja see on nagu kogu aeg tunnetamise küsimus. Ja ma ütleks, et ma arvan, et selle aasta ralli tuleb väga, väga nutikas, aga ikkagi väga äge. Ja siin nagu vahel, nagu, kus sul on nagu väga point, on see, et vahel ei pea liiga palju raha panema, et teha väga äge asi, aga mida ei tohi minu arvates teha, eriti WRC-ga. WRC on rallide kuningas. Ja rallide kuningas ei saa alata vaikselt kinnisest pargist. Ta peab ikkagi kärtsu-mürtsuga, see peab olema, see linn peab elama, hingama nii selle avamise poodiumil kui ka lõpetamisel, kas ta on siis ERC või WRC. Kui ralli korraldajad ei suuda seda teha, siis me ise marginaliseerime seda sporti. Ja kui keegi nagu tahab nagu siis filosofeerida selle üle, et hoiame kokku, siis ma ütlen, et nagu, kui see on nagu kokkuhoid on eesmärk, siis hoiame kõik kokku. Nagu sellest täitsa niimoodi, et 0 eurot on kuule, ärme tee. Mitte ma ei taha öelda, et, nagu, et kohe nagu must ja valge. Aga seal peab olema väga tugev strateegia ja tegelikult see küsimus oli nagu õigustatud, et kas me oleme üle pand tänases kontekstis tagasi vaadates, jah, võib-olla panime üle, aga tollel hetkel see oli väga oluline. Üks teema, mida tahaks kindlasti puudutada. Eesti rallifänni jaoks ei ole Rally Estonia põhimõtteliselt ei ole ainus Rally Estonia, sest siin samas piiri taga toimub veel teine Rally Estonia, see on Läti ralli. Kui palju te teete Läti ralliga koostööd, mis toimub juulis? Teeme väga palju, tegelikult teeme Soomega koostööd, teeme Lätiga koostööd ja näeme selles nagu tegelikult päris sellist pikka potentsiaali. Lätiga on juba meil, kes on tähele pand, piletitaskus ka, on ühispass. No Läti on ju veel lihtsam minna kui Soome. Jaa, hakka sõitma kohal. No, tegelikult sa
kui sa enam-vähem nagu kella tunned, siis hakka siis minema, kui sul töö saab otsa ja tegelikult jõuad. Ja täna kas siis nagu Rally Estonia veebipoest või siis piletitaskust võtad selle digipassi ja põmm, on olemas. Et kindlasti Lätiga me teeme ja eriti osa ju sellest Läti WRC-st on ju Riias ja Pikernikil on ju, et siis on nagu väga lihtne minna. Ja miks me seda koostööd teeme? Esiteks Läti korraldati, me oleme pikalt koostööd teinud, alustasime ka ERC-s samal ajal. Toredad inimesed, nagu puht inimlikult. Hakkaski samal aastal või? Samal ajal nemad tegid tegelikult ERC-etapi varem, sealt oleme kogemusi vahetanud ja me ise usume siiralt seda, et mida populaarsem on ralli Lätis, seda paremini läheb Rally Estonial ja vastupidi ja tegelikult soomlastega samamoodi, et statistika ja numbrid ei valeta. Kui me vaatame Rally Estonia viimaste aastate siis nagu välisturgudelt tuld inimeste hulka, siis Läti ja Soome selgelt kõigilt teistelt nagu pika puuga eest ära ja seal on ka kõige suurem potentsiaal. Aga küsivad nad teilt, et kuidas teha sama vingelt, kui teie olete teinud? Avaldate te oma trikke? Nad küsib, ütleme nii, et see on päris nagu avatud vestlus meil. Janno Siit on siis tegevjuht põhiliselt koos Camilla, kes on turundusjuht, viivad neid koosolekuid läbi ja seal on erinevaid teemasid, aga ma arvan, et nad ei küsi niimoodi, et nad ei ürita meid kopeerida, neil on oma strateegia. Pigem see arutelu käibki selliste nagu kogemuste pealt, et kõigepealt võtta need nagu karid maha, et kus võib libastuda, kus võib valesti arvutada, kus võib eelarvega kõvasti mööda minna, kus võib-olla ei suuda nagu publikut ohjata, et nagu kõik need probleemid saada kätte. Ja ka seda, et nüüd, et andke meil üks nagu valem, et kuidas teha nagu samamoodi nagu Eestis, siis isegi seda ei tohiks küsida ja sellele ei tohiks vastata, sest sellel ei ole nagu väärtust. Aga kui nad küsivad, küll me siis nagu vastame ka. Dirtfishist on jäänud silma. Arutletakse siin juba järgmise hooaja kalendri osas, aga justkui Eesti unustatakse ära. Kus on kommunikatsiooni viga? Ma tahaks öelda seda, et kuigi promootorina organisatsioon ei ole liiga suur ja ka FIA ei ole nüüd ilmtingimata liiga suur, siis ja 25 aasta kalender ju ei ole paigas, sellepärast et see kinnitatakse sügisel. See ongi küsimus, et kelle lepingud, mis ajal on kuskil nagu välja tulnud ja nad ilmselt siis lekivad, kui teda lekkeks saab nimetada, siis lekivad kuidagi tüki kaupa ja siis ongi küsimus, et ma kinnitan, meil on allkirjastatud lepingud olemas. Et Colin Clark ja David Evans, kui meid kuulete, astuge Delfi portaalis ka läbi. Meil on leping välja kuulutatud. Nad on boksist läbi, aga portaalist. Aga tuleme nüüd WRC juurde, et päris suured muudatused ja päris palju paksu pahandust ja pahameelt ja segadust, ma ütleks, on nende regulatsioonide osas, mis meid ootavad ees 2025 ja 2026. Kui nüüd püüda kuidagi kokku võtta, siis suurem trall käib ikkagi selle ümber, mis hakkab pihta 2025 juba. Tahetakse teha autod odavamaks, tekitada mingi ralli 2+ kategooria, hübriid kaob ära, kohustus on autot finišis põhimõtteliselt parseldama hakata tiimidele. Võta kuidagi, Urmo, sina see kokku, et kas me tahtsime ju muudatusi ilmselgelt, midagi on WRC sarjaga võimalik ette võtta, tuleb ette võtta, aga kuidas sulle kogu see kommunikatsioon ja kogu see tulevikumuusika tundub? Hakkaks kuidagi niimoodi peale, et jah, me vajame muudatusi. Ühtepidi oli tore lugeda seda, et muudatused on tulemas, aga väga hirmutav oli lugeda, missuguses kastmes ja missuguste lisanditega need tulid. Et ausalt öeldes ei saanud nagu kõigest aru, sa tõid ka mõnedased välja. Ja ma ütleks, et mis nüüd hästi oluline on, et kuna see džinn on pudelist nüüd välja lastud, siis tuleks selle džinniga hakata tegelema hästi kiiresti. Ja võiks olla samamoodi nagu paavsti valimised, et need kõige olulisemad mängijad siis, tootjad, ja ma isegi ütleks nii, et tootjad siis Rally 1 ja ka Rally 2, et näha kohe nagu pikka vaadet,
selles, et mis see Rally2 plussiga või mis sellega hakkab saama. Ja kindlasti promootor, FIA, sõitjad, ka ralli korraldajad, sest nemad oskavad anda siis sellise nagu piirkondliku mõõtme. Ja võib-olla on ka seal nagu oluline ja kindlasti mitte võib-olla nagu kuulata, et mis see meedia ja avalikkus arvab ja pannagi reaalselt ühte ruumi nii kauaks, kuni leitakse nagu siis siuke pika plaani konsensus. Seepärast, et kindlasti me ei saa nii teha, et me nagu hektiliselt laseme mingi jama välja, siuke plaan, siis me muudame. Et minu jaoks, kui ma hakkan nagu ehmatavatest asjadest peale, siis see on täiesti, ma ütleks niimoodi, et see on utoopia ja ebareaalne, kuigi tundub korraks, et ilgelt lahe oleks, et kui kellegi auto tundub nagu ebaseaduslik ja seda ei ole võimalik nagu selgeks teha või keegi on liiga palju investeerinud, nii-öelda nagu peitnud neid eurosid kuhugi ära, et siis me ostame selle auto ära sealt kinnisest pargist. Nüüd kujutage ette, et kes on jälginud siis autokollektsionääride nagu siis tegevust. Maailmas on väga palju WRC autosid, mõnedel on, ma julgeks öelda, 10 ja 100. Et kui tuleb üks seik või lihtsalt mingi rikkur Eestist ja ostab ära näiteks Fordilt kõik autod, Hyundailt kõik autod ja Toyotalt kõik autod. Kui palju neid autosid peab olema, aga kui ta tuleb järgmine ralli uuesti ja siis järgmine ralli või siis niimoodi, et nad ostavad üksteiselt kogu aeg autosid ära ja põhimõtteliselt pull käib selle peale, kes suudab rohkem autosid ära osta ja see ei suuda toota enam ja me räägime, et siis ta peaks nagu minema odavamaks. Aga kui palju siis neid autosid peab olema, kui need iga mul seostab sellega see, kas te Valter Rööli seda filmi olete näinud? Mina ei ole, olen kuulnud. Ei ole näinud ja kuulsin halba ainult. Ma kuulsin ka halba. Ma käisin vaatamas ka. Seal on see seik, kus ma ei mäleta, kas see oli Ford või Volkswagen, vist oli Volkswagen. Selleks, et nad saaksid MM-sarjas osaleda, peavad neil olema mingi 200 eksemplari oma seda tavaautot, mingi kindlat mudelit. Aga neil oli ainult 100. Nad tegid niimoodi, et tulid need vaatlejad ühte parklasse. Need 100 olid seal. Okei, siin on 100, me ütlesime, et meil on teises parklas veel 100. Siis hakati autoga viima need sinna teise parklasse. Vahepeal tuli teha üks pastapeatus, veinipeatus ja samal ajal aknast mööda panevad treilaga 100 autot teise parklasse. Ja seda on tehtud tegelikult päris palju, et kui jälgida neid homologatsiooni autosid ja neid piiranguid, siis seda trikitamist on olnud. Aga tulles tagasi, siis kindlasti see ei ole see õige meede, kuidas neid asju kontrollida. Aga ma arvan, et kui päriselt spetsialistid, insenerid ka kaasata ja kui me tahame odavamaks saada, siis tuleks neid kuulata, aga tehnikasport jääb alati tehnikaspordiks ja kui me tahame nutikuse kinni keerata, siis see nagu see ei anna mingit tulemust, et pigem seal tuleb nagu mõelda ja koos inseneridega mõelda ja võib-olla kaasata ka neid insenere, kes täna ei ole tegevad, sest et nad mõtlevad ikka nagu insenerid. Et seal ei saa niimoodi, et mingisugune politseinik tuleb ja mõtleb välja, kuidas nüüd hakata keerata kõik kinni. Nad on nii nutikad, et nad mõtlevad kuskilt mujalt midagi muud välja ja teevad mingitest teistest materjalidest mingid asjad ja lõpptulemus on see, et veel kallimaks läheb. Aga mis mulle meeldib, on see, et kui need ikkagi saada kuidagi need Rally1 autod odavamaks ja kui saada Rally2 autod selle nagu paketiga lähemale, siis tekib natuke sama olukord, mida me arutasime selle Euroopa meistrivõistlustega. Siis tekivad sellised nagu mustad hobused, kes tulevad segama täitsa nagu lambi kohast. Me nägime ju Rootsis, seal oli puhas ilmastiku küsimus. Me paneme selle positiivse poolele. Ja väga positiivne. Ja see on tegelikult kihvt. Ja nüüd on nagu selle, kui me räägime sellest Rally2 plussist, siis on ka kriitikuid, et need autod ju ei pea vastu sellele. Siis ongi küsimus, et kui kangeks sa selle keerad. Ja siis on veel kriitikuid, aga siis päris Rally2 autod kaovad ära. Mina ütlen, et nad ei kao ära, sellepärast, et oletame, kui sa keerata selle paketiga nii palju võimsamaks, et sul mootoriressurssi enam ei ole 2000 kilomeetrit, vaid sul on 1000 kilomeetrit. Käigukasti kõikide asjadega see muutub nagu poole lühemaks, ta muutub poole kallimaks. Siis tekibki nagu reaalselt nagu hinna mõttes, mis sa kulutad, tekib teine klass ja peabki tekkima, sest ta on nii lähedal sellele WRC-le. Aga sealt, täpselt nagu siin oli juttu sellest Rally Estoniast, et Rainer Aus, järsku põmm,
siis võib ka olla, et nagu Georg Linnamäe, põmm, järgmise aasta Rootsis, ma ei tea, seal esimese päeva lõpuks top 3. Kas see Rally2+ võib tegelikult täna olla nii-öelda salajane samm selle poole, et me liigumegi selle klassi peale tegelikult ühel hetkel, sest tegelikult see tundub esimene samm, et nii-öelda lõpetada võib-olla Rally1 kategooria ühel hetkel. Ma ütlen, et see toimub 2-3 aasta pärast, võib-olla 5-10 aasta jooksul selles vahemikus, aga see tundub nagu selline testimiskatse, paneme suuremad tükid külge, paneme suure tagatiiva, keerame võib-olla kuskilt natuke kangemaks ja vaatame, mis saab. Kas ma arvan küll, et see on see katse ja miks ta on hea katse on see, et meil on olemas tootjad, kellel on autod, need investeeringud on tehtud ja neile tekib ju kohe tähelepanu, neile tekib väljund. Ja mis on täna hirm? Miks ei tule Rally ühte kedagi? Investeering väga suur, ring on selles väga kinnine, et üldiselt sellised nagu pooltugevad tootjad, toome võib-olla kõige hullema näite. Suzuki 2008 tuli täiesti põles, sellest kogu see projekt läbi ja Suzuki Motor Corporation tahtis selle nagu põhimõtteliselt oligi nagu siseinfo oli see, et see tuleb ära kustutada nagu ajaloost, üldse seda asja ei ole olnud. Ja vaata sellised nagu halvad tulekud hirmutavad. Aga nüüd need autod on olemas, seal ei juhtu mitte midagi, see on olemas, teeme lihtsalt upgrade'i ja siis vaatame. Aga hakkab siit röönilasti minema, ma ei tea, Škodal ja lõpuks me näemegi, et naksti on meil, ma ei tea, 5-6 tootjat, kes siis, ma ei tea, 2026 suudavad nagu, või 27 suudavad võistelda. Ja just vaatasin siin äkki 2003 aasta, äkki oli San Remo ralli või, 36 või 7 WRC autot on ju. Siis ta oli teistmoodi, julm. Ja tegelikult nii samm-sammult on võimalik sinna jõuda. Aga nüüd rääkides, mis on minu jaoks on nagu kummastav, nii nagu see kinnisest pargist need autod ära ostmine, et me oleme liikunud nagu kogu rallindus FIA on liikunud selle nagu roheteema, ma ei ütle, et me peame olema täiesti tumerohelised. Meeletult on nendes hübriidides investeerinud ja nüüd põmm, kõik. Sellega on seotud ka kõige suurem üks kriitikukoht. Latvala vist lasi selle sõelapõhjaks, et me kaotame selle 150 000 eurot maksva hübriidi ära, mis kaalub 87 kilo, aga auto läheb selles mõttes balansist välja natukene, et sa pead hakkama arendama autot, nad peavad juba täna hakkama põhimõtteliselt arendama. Latval ütleb, et peame optimeerima mootoreid, saama auto tasakaalu, ehitama uue tiiva ning kõike seda esmalt projekteerima, ehitama ja katsetama, see kõik on kokku üks suur kulu. Miljonär ütles, et kõigeks on liiga vähe aega, tuleb tegeleda tänavuste autodega, sest hooaeg alles algas ja siis hakata sõidukeid uutele reeglitele kohandama, milleks jääb kõigest 6 kuud. See on äärmiselt napp aeg. Kas see on mõistlik võtta see kast sealt ära? No minu jaoks ongi see nagu kummastav, et see on, et me ei räägi ainult tiimidest, me räägime, seal on suured tootjad taga, kellel on strateegiad, nagu PR ja meediastrateegiad, ühiskondlik vastutus ja siis me teeme põmm niimoodi, lihtsalt. Ja siis me tuleme selle tiimi igapäevaelu juurde, et me tahtsime odavamaks teha, et väga õige, mis sa ütlesid, on ju. Võtame 150 000 maksva asja ära, aga see, et ümber teha, läheb 7 miljonit. Matemaatika ei klapi hästi. Siis teine kriitika koht, Rally2 autod. Selleks see pluss selle juures tähendab mingit ekstra kitti. Roland võib täpsustada, mis see kitt võib tähendab. Ma sain aru, et enamasti see on ikkagi mõeldud aerodünaamiliste lahendustega, et tegelikult Rally2 auto iseenesest ju on tehnika poolest ju juba päris kiire auto, aga mis eelkõige nagu eriti veel välisvideoid vaadates on see, et kui Rally1 auto tuleb täislauluga läbi, oluliselt kiiremini mingit kurvi, siis Rally2 auto pidurdab seal ja ikka laperdab ja on näha, et seda hooga oli võib-olla palju. Et siis see aerodünaamiline lahendus lihtsalt hoiab seda autot vastu maad ja selle pealt on juba kiirem. Kas seal tuleb ka mingisugust jõudlust juurde või ma ei tea, saab suurema turbokõrri panna, mina seda veel ei ole lugenud. Škoda on juba öelnud, et meile selle kiti valmistamine hakkab valmistama muret, sest käigukasti täiustamisega on juba suured küsimused. Okei, ehk siis käigukasti lahendused on ka ikkagi uued tulemus. Et kas Rally2 autode valmistajad tulevad sellega pluss mõttega üldse kaasa? No sellepärast ma ütlen, et nad tuleks, ma ei tea, nad oleks võinud olla seal ühes ruumis kinni, et tundub, et nad ei ole olnud seal kinni. Et nad tegelikult on õige, et nad tuleks ühte ruumi panna ja leida sellist lahendust, mitte kunagi tule, mis kõigile sobib.
ja lihtsalt tuleks leida see nagu ühine enam-vähem, et see vektor võiks olla ühes suunas, mis siis, et üks tahab minna natuke vasakule, teine natuke paremale. Aga eks me näeme, et ma arvan, et see ei ole nii dramaatiline, et kui panna sinna aerot juurde ja panna sinna kas 1 millimeeter suurem kõri, siis seal ei hakka kohe juhtuma see, et kõik asjad hakkavad pilbasteks lendama, et seal see sõidetavus läheb paremaks, kindlasti tekib nagu üldiselt väänet juurde, jõudu juurde, see nagu vahemik, kus auto töötab ka ülevalt poolt nagu pööretelt rohkem ja igal juhul saab WRC-le lähemale. Ja et ei jääks mitte muljet, et nüüd ongi kõik otsustatud ja hakake teie kohanema, tegelikult on ikkagi klausel see, et tegelikult see kõik saab selgeks millalgi juulis. Et praegult on visatud mõtted laiali, arutleme, kritiseerime, kiidame midagi ja siis vaatame ilmselt, mis siis paika jääb. Ja ma loodan, et tuleb midagi sellist välja, mis päriselt muudab rallit atraktiivsemaks ja mis annab võimaluse tulla ikkagi erasõitjatel suhteliselt piiratud vahenditega segama vett nagu suht tipu lähedal. Aga üks asi, mis teid ka puudutab, siuke punkt oli ka veel sees, et tahame rohkem remote service'eid ehk siis liikuvaid hooldusalasid. Oled sa seda punkti lugenud ja mis mõtted on siis Rally Estonia 2025 osas? No ütleme niimoodi, et me oleme kindlasti võimelised neid tegema. On teatavat peavalu, tuleb leida mingid sobivad platsid. Tegelikult tiimidele on see raske, sest tiimid peavad ilmselt tulema suurema hulga tehnikaga, peab olema ilmselt rohkem mehaanikuid, et mina küsin, mis on selle laiem mõte? Eestis ei ole katsed service'ist nii kaugel, et nad ei jõuaks lõunaks koju. Eks ma arvan, nad vaatavad erinevaid rallisid ja vaatavad neid ajakavasid, et ma ei oska sulle lõpuni vastata, sellepärast, et ma ei tea, kelle peas see mõte oli ja miks. Mul on üks küsimus hoopis natuke teisest teemast. Teema on ikka ralliteema, aga räägitud on nüüd sprintrallidest ka. Ma siin vahepeal oli rallide paus nii pikk, et ma tegin sellise lolluse ja hakkasin Formelit vaatama ja Formel 2 ja Formel 1. Ja kuidagi, ma ei tea, kas elu on läinud nii kiireks, aga ei jaksa seda neljapäevast pühapäevani rallit ära vaadata. Tegemis on palju. Ja siis see Formel või kuidagi see käib, et sa tuled, istud teleka ette tehtud, lähed minema. Kas see sprintralli võiks ollagi, kuidas sa näed selle tuleviku? Kas seda võiks olla? Kui palju seda võiks olla? Ja selline 2-päevane sutsakas kuskil ära teha, on sellel mingi mõte ralli üldist pilti vaadates või selline ürgne ralli ikkagi kaob ära sellise sprintralli vaatega, et nii-öelda, ma ei tea, Eesti meistrivõistluste etapp MM-rallina põhimõtteliselt? Ma arvan, et see on jällegi sarnane, see on hea küsimus, aga see on sarnane pikk arutelu, see tuleks täitsa tükkideks lahti võtta. Hakkame näiteks siis sellisest tükist peale. Et me ju teame, võtame siis WRC, me teame, et nii promootor kui ka FIA peavadki saama ja tahavad saada järjest suuremaid siis nagu tasusid korraldajatelt. Kui nende tasud tõusevad, siis kuskilt peab see raha tulema. Kus see raha tuleb? Väga suures mahus on riigid seal taga, mille pärast riigid investeerivad, sellepärast, et saada tähelepanu. Jah, tähelepanu võib saada ka nagu lühikese ajaga väga palju üle maailma. Siin ma ei näe iseenesest probleemi, et kui vaatajaid on üle maailma palju, tarbijad õnnelikud, siis tore. Mida veel loodetakse? Loodetakse, ja eriti Eesti riik loodab seda, et majanduslik mõju tuleb. Mida lühemaks teed evendi, seda väiksema majandusmõju. Oletame, et kui Eestis oleks ühepäevane event, siis sellist, et keegi nüüd tuleb, ma ei tea, Poolast või Saksamaalt, mida me eelmine aasta nägime, mis oli äge, just selliste mingit Aagis suvilatega kohale. Et ma arvan, et seda peab arutama, mis on see õige formaat ja hoidma sellist head balanssi, et mis toimub teles, mismoodi see teletoode areneb. Ja võib-olla seal ongi mingid erinevad levelid, natuke see punktisüsteem on juba liikunud selles suunas, aga mis toimub ka koha peal. Ja ma ise loodan seda ja tahaks, et ralli ei muutuks kunagi vormeliks, sest vormel on olemas juba. Me peaks mõtlema, et mis see ralli on. Ikkagi on nagu pikem toode, vabas õhus, perega minna, reisida, näha maailma, on ju mingid huvitavaid kohti, riike. Aga ma olen nõus, et see, mis oli siis
kuni eelmise aastani, kus me ju hakkasime ma saan aru, miks sa vormelit vaatad, et see nagu laupäeva hommikupoolikust hakkasid igavlema, ootama Power Stage'i, siis oligi selline 1,5 päeva. Viimane etapp oli väga äge, Verstappen pani kohe. Ei, ma mõtlen rallit, on ju. Miks sa rallit vaatad? Sa vormelit ei vaata? Ei, ma räägin, paus oli nii pikk, et ma pidin hakkama vaatama, midagi polnud ju, see petrolhead põleb peas, Mina ei vaata vormelit üldse millegi pärast. Ja ma isegi ei sallinud vormelit siiamaani. Aga midagi tuli teha. Midagi tahaks näha ja siis tuli vaatama hakata. Õnneks Paul Aron nagu seal toimetab, et siis oli vähemalt F2. Õnneks Red Bull ka oskab käperdada. Aga tuleme Keenia juurde ka korraks. Meil ikkagi Keenia käib, me sõidame seda märtsis, mis on siis ikkagi kõva 3 kuud varem kui varasematel aastatel. See tähendab vihma, see tähendab muda, see tähendab ägedat rallit. Thierry Neuville on võitnud esimese katse Ott Tänaku ees 0,1 sekundiga, Roompere 3., Katsuta 4. ja nii edasi. Seda kõike saab Delfist lugeda, aga nüüd Urmas Roosimaa tervitab sind. Ta vist piisavalt ei kohtu, mulle tundub. Ei, me ütleme niimoodi, et kohtuma, aga väga tore, et ma tervitan teda vastu. Aga Viktoriini küsimus. Miks on hea võita ralli esimene katse? Ma ütlen, mina jäin hätta. Mõtlesin igasuguseid vigureid välja ja midagi head ei tulnud. Miks Neville võib praegu öelda, et aga ma võitsin esimese katse? See on väga hea mulle. Ja see on äkki, ma mõtlen selle välja, sellepärast, et Urmo Aava võitis ka või Timmu Kõrge tegi Paides tegi vale stardi ja siis olime ühe ajaga ja siis mina sain pärast võidu. Oli isegi häbi Timmu ees, et nagu tegelikult ütleme, et ta sõitis kiiremini. Nii on, et kui ralli lõpeb täpselt sama ajaga, vaadatakse alates esimeses kiiruskatset, kes oli kiirem esimesel, kui seal oli sama aeg, siis teisel ja nii edasi. Aga minu jätkuküsimus on see, et ei loegi siis kiiruskatsete võit või? Ei, kui on võrdne aeg, siis esimese katse parim aeg. Päris, ma ei teadnud seda. Tõi näitena Tallinna ralli 97, siis Leedus Winterralli 2018, kus lõpetati 10-ndikuga sama ajaga ja Leedus oli siis Vanagas esimene ja Tallinnas võitis Raidam. Äge. Aga Keenia ralli, keset sebrasid, kaelkirjakuid, asju, et jumal tänatud, et see asi meil seal kalendris on, et me käime ka teistel mandritel, see on ju ülioluline WRC jaoks. Ülikihvt. Kuigi me oleme siin kuulnud meediast, et on seal mingid hädad, ma arvan, et ei jõudnud mingi konteiner kohale. Ei ole mitte midagi hullu, väga kihvt, et seal tehakse täiesti teistmoodi. Ja me siin arutasime, et võib-olla ralli ei ole siis nii huvitav, et ka meesugused petrolheadid nagu vaataks. Kindlasti see nädalavahetus tuksis mul. Nagu sellest see tuksis, et ma vaatan kõiki katseid, seal võib kõike juhtuda, see on nii teistmoodi. See mitte et ei või juhtuda, vaid see kindlalt juhtub. Jah, see on isegi paha nagu mõelda enda peas, et see on nagu natuke väikse poisi mingisugune fenomen, et tahaks näha, mis pulli saab. Tegelikult sa tead seda ka Kreeka puhul on ju, vanasti Türgi puhul sa teadsid, et nii juhtub, aga teeks Eesti ka niimoodi? Ma arvan, et peabki olema erinevaid rallisid. Kindlasti me selle nimel töötame, et meil oleks 3-dimensiooniline ralli. Ma lugesin, et soomlased teevad mingi virtuaalse šikaani. Mis sa sellest tead? Kusjuures see ei ole uus asi. Aasia Pacific meistrivõistlustel on neid asju kasutatud. Lahendatakse siis trackeritega ja seal tehakse isegi niimoodi, et on šikaanid virtuaalsed ja on ka näiteks asulatest läbimised. Sul on märk. Ja, ära naera. On piirkiirusega tsoonid. Sul hakkabki tsoon peale. On 300 meetrit pikk. Livalaia tänavat soovitan. Jah. Et tehakse ja trackeritega jälgitakse. Nii et Koit Toome ka jõuab järgi. Jah. Et mis ma sellest arvan, ma ei oska sellest lausutades midagi arvata, et kui on normaalsed teed ja inimesed, kes armastavad rallit ja kohalikud elanikud on toredad, siis ma loodan, et me ei pea mitte kunagi seda tegema, võib-olla ma muudan meelt, aga ma loodan, et mitte. No see on midagi virtual safety car'i laadset vormelist. Et sa pead ka jäädma mingit nomilaan aega, on ju. Tõenäoliselt. Aga ralli puhul nagu selles mõttes, et ulme, et
pole nagu mina pole näinud. Las proovivad ära, ega selles mõttes minu meelest ka tegelikult Soome meistrikatel on ka seda tehtud, minu meelest korra äkki aasta tagasi. Mina hõõrun käsi, kõik millest rääkida saab, andke kuuma. Aga vot ei pannud tähele ja ei suuda meenutada, kuidas see asi välja nägi. Aga ma korraks tulen eelmise selle juurde tagasi, et Keeniat on lahe vaadata, et nii palju juhtub, siis minu meelest Rally Estonia fenomen on ja Soomega sarnane võib-olla, on see, et sa lihtsalt vaatad seda ja hoiad peas kinni ja mõtled, kuidas see võimalik on, see on ebareaalne, kuidas need pillid lendavad ja mis hooga nad neid läbivad. Et see on nagu teistpidi, et sa ei oota seda, ma ei tea, mingit actionita väljasõitu või kuskil põllu peal olemist, vaid sa lihtsalt nagu vaatad, et see on ebareaalne, et need autod niimoodi sõidavad kruusa tee peal. Ja ma olen nõus ja ma ise ka nagu analüüsin, siis ongi tegelikult, see on Soomele, Eestile, ka Rootsile omane, et see on ebareaalne. Isegi olen vaadanud mingit vormelisõitjate kommentaare, kes kihutavad 300 ja pluss, aga see, mida tehakse nende autode ja selle aeroga metsas. Ja see on sellest oluline, et see on mingi asi, mis tekitab ka sellistes inimestest kirge, kes võib-olla ei pea rallist nii palju. Ja ma arvan, et peabki olema. Seda peab olema seda Keenia nagu seiklust. Kuigi ralli on nii palju muutunud, et isegi selle seikluse puhul, mis nad seal teevad, nad sõidavad nagu meeletult kiiresti. Et ma olen nõus, et me peame vaatama, minema teistele mandritele ja endiselt seda meelt, et kui ka Rally Estonia jaoks või Delfi Rally Estonia jaoks tähendab seda, et me roteerume Euroopa meistrivõistlused, maailma meistrivõistlused ja see annab selle, et autoralli maailma meistrivõistlused jõuavad USA-sse, Kanadasse. Muidugi. Kahe käega poolt. Rahusta Eesti fännid maha või vastupidi, ole realist. Punkt on Thierry Neuvillil juba 48, Ott Tänak on 5 ja 21. Meil on sõidetud 2 rallit ja meil on vahe juba 27 punkti. Kas Ott Tänak tuleb selle aastal maailmameistriks või vaatame päev-päevalt? Mina ütleks, et mitte midagi ei ole katki. Et kui keegi on sellise punkti arvuga 2 ralliga eest ära läinud, nagu sa praegu ütlesid, siis 2 ralli pärast võib keegi teine olla seal järgi. Et siin Ott on ju näidanud ka tegelikult Hyundai'ga, kui oli meeletult tegelikult probleeme. Ma nüüd täpselt ei ütle, mis aasta see oli. Siis ta jõudis ju nagu hooaja lõpuks, ta ei olnud üldse kaugel. Aga lihtsalt oligi nagu tehnilisi jamasid oli nii palju, kui aasta keskel tundus, et nagu täiesti nagu rong on nii ära läinud, nagu mitte kuhugi ei ole minna. No ütleme nii, et nagu Rovanperä oli, et mingi hetk see punkti vahe läheb nii suureks, et see Rovanperä võis hakata natukene kergemalt mingid rallisid võtma. See oht on nüüd ka Neuvilli puhul olemas, kui ta jätkab paugutamist. Tead, vaatame. Ma arvan, et peale Keeniat on teine pilt. Keenia ralli, siis meie hoiame kätt pulsil otseblogis ja täna siis esimene katse oli ja homme, mis kell 7:15 kavatsed Urmo ärgata? Ja, ütleme niimoodi, et isegi ei ole küsimust, et ma olen natukene vanema kui 1-aastase poja isa ja lihtsalt sõber ärkab 5:50. Kas sõber teab midagi ka juba autodest? Ja see on päris pull, et ei tea, kus see tuleb. Juba istub auto peal, siukeste lükatav auto peal ja põristab ja tegelikult kui siin mingisugune 3-4 kuud tagasi andsin juba, või ta ise võttis auto, niisuguse mudelauto, mina ei tea, kus ta võtab, et see põrisema peab. Kas ta käib garaažis kaasas? Näeb sind sõitmas? No ütleme niimoodi, et garaaži ei ole veel viinud. Vanemad pojad on garaažis ja nüüd tütar avaldas ka soovi, et ta tahaks siis ühte rahvaralli autot tulla lihvima ja värvima. Su elu läheb keeruliseks, aga ma pean sama ütlema, et mul on poeg on 1,5-aastane kohe. Sa lasid öelda, et hakka raha koguma? Urmo on vaata juba natuke vanem minust, et küll ta on jõudnud natuke koguda seda, mul on natuke aega veel vaja, aga hommikul ärkan niimoodi, et mulle juba pannakse autod näkku ja siis käib näos ringi, et ei ole kuidagi surunud ega midagi, aga tundub, et see autogeen kuidagi vist läheb edasi. Teate, mis minu vanem tütar ütleb? Iga kord, kui Urmo eelistab, et küll, kuule, nüüd siin metsa vahel saab jälle sõita, et tule hüppe paati, tütar ütleb, ma tahan ka. Aga küsimus on see, et mis vanusest tegelikult saab üldse võtta lõbusõidule lapsi kaasa? Ma ütleks niimoodi, et mina ei ole ühtegi oma last surunud. Meil praegu nagu ma olengi nüüd aasta aega kohe elanud maal
meil on see rõõm, et meil on seal talvel enda lumerada, kus lapsed saavad turvaliselt proovida, siis lapsed on erinevad ja mingil hetkel soost olenemata nad hakkavad huvi tundma. Ja mina ei ole ühtegi last surunud, aga see huvi on mingil aja hetkel, et tundub, et vanem poiss, kes praegu on 14, see on täitsa bensiini pea. Ja samas nagu 2 aastat noorem poeg, see nagu mõtleb korvpallist ja pigem võib-olla sõidab selle pärast ka, et kõik sõidavad. Et kas selle istmekõrgendusega, ma ei tea, mis selle ametlik nimi on, Pepo alus, kas sellega on tehtud kõrvalsõitu? No tegelikult on nüüd niimoodi, et minu tütar on siis praegu 10-aastane ja esimesed siuksed katsetused tegime, et olenevalt autost, näiteks Toyota Yaris, siuke 2000 edasi aasta on nagu väga hea, seal iste käib lähedale ja tegelikult siuke 10-aastane kinnisel territooriumil, siis oskaja täiskasvanu juhendamisel tegelikult saab väga hästi sõitmisega hakkama ja kui huvi on, siis tegelikult on see väga hea, sellepärast et selleks hetkest, kui ta läheb siis autokooli, siis tal on kõik need rumalused, ketsi andmised ja küljelaskmised ja pedaalid, kuidas lähemale saab? Tegelikult ütleme, et kui tahta sõita siuke 9-10-aastasega, siis kui sul on personaalne küsimus, siis me saame seda arutada ja mõõta ja täita siuksed autod on olemas, millega saab proovida. Kui nüüd tahta sellist 5-6-aastast panna rooli, siis tuleb hakata pedaalide külge midagi panema, aga kõik on tehtav. Kui vana sina olid, kui sa seda esimest korda autot juhtida kellegi süles või? Mina hakkasin süles juhtima, ma arvan, et nii kaua kui ma mäletan, et ilmselt olin siis mingi 4-aastane. Aga autoga sõitsin ise esimest korda vanaema abiga, siis sõitsin 8-aastaselt ja mul noorem vend Raul siis 6-aastaselt. Siguli 21.011. Sinule on tulnud personaalne küsimus. Meil on ikkagi 6 kaik@delfi.ee ootab küsimusi ja meil on seekord jälle auhind välja panna. Meil jookseb selline sari nagu Timo Anise 10 kaadrit, ehk siis suures pildis Timo Anise päeva 10 parimat pilti ja me loosime välja ühe õnneliku, kellele siis Timo Anis prindib ühe pildi välja, tema selle võitja valikul ja paneb allkirja ka alla. Me tegime seda ka Montes, väga lahe. Ma arvan, et kes meil selle esimese sai, oli ta Ingmar, te nimi ikka Ingmar ja viis selle pildi Pärnusse ja pani seinale. Aga küsimus sulle, Mikk küsib. Eelmisel aastal naasesid ka ise võistlusrajale, meil oli sellest ka juttu natukene. Milline oli eredam hetk sellest hooajast? Endale omaselt hakkan kaugemalt peale, siis kui ma päriselt sõitsin nagu rallit tahtes saada siis elukutseliseks, siis ma tegin seda meeletu enesehävitajaliku stressiga. Kuidas? Hästi suur pinge oli kogu aeg. Ise mõtlesid suureks? Hästi suured ootused, julm pinge autost väljas, väga raske oli taluda ja see oligi üks põhjus, miks ma 2009 aastal lõpetasin lisaks raha, et ei olnud raha, siis ma olin endaga nii tülis, et sealt ei saanud enam edasi minna. Nüüd, kui Anno mulle selle mõtte pähe pani, siis ma mõtlesin, et tuleb täiesti teistmoodi teha, mitte see, et me teeks kuidagi nagu lati alt. Loomulikult on vahendid, teistsugused eesmärgid, aga see peab tulema ühtepidi professionaalselt, aga hästi nutikalt ja siukse nagu rõõmuga. Ja ma ütleks, et see kõige eredam hetk oligi see, et terve see nagu 3 rallit olid rõõmuga. Ja see on psühholoogiliselt nii nagu äge avastus on see, et sa teed seal ettevalmistus ära, kirjutad raja ära, lähed rallile, hästi hea tunne on, hakkad sõitma, tuleb esimene katse hästi välja, oletame, nagu meil Raplas kohe võitsime, esimese katse oli, võiks öelda, et päris nagu, mis siis, et linnakatsega võitsime ja ise ka ei oodanud, et nagu võidame. Aga sealt teiega tuli Raplas ka seal refi purunemise ja mingid nagu muid edasid. Aga me ei lasknud ennast üldse nagu heidutada, et me kogu aeg vaatasimegi nagu seda katse lõpus, seda tablood, oli hästi, oli tore, ei olnud nii hästi, teised olid kiiremad, siis oli nagu ikka... Sama tore ikka. Sellest oli tore, et nagu, see ei ole nagu mingisugune totter siuke, et kogu aeg naeratad nagu idioot, aga me nagu ei lasknud seda, et olidki teised paremad. Kas siis ise tegid mingi sõiduvea, ei saanud rütmile pihta, ja nagu suutsime kogu aeg nagu nautida. Aga ma arvan, et see Paide tegelikult oma siis klassivõit EM5 kindlasti väga siuke mõnus saavutus
ja ka absoluudi 3, aga ma ütlen, et sportlikus mõttes, kui ma panen kõik kokku, siis Saaremaa ralli esimene siis, ta on küll nagu kõigile teada tuntud, on siis Kaugatama ehk laupäeva hommikul oligi vist äkki esimene katse, oli Lassi nime all, on ju. Ja ka tegelikult selle sama katse teine läbimine ja Undva esimene läbimine, et kihvt oli see, et tegelikult ju Torn ja Tänak seal sõitsid päris okei tempoga ja just Kaugatamal ei olnud me nagu liiga kaugel, et ma kogu aeg lootsin, et kui me selle Subaruga suudaks siukest nagu kiirel R5-l siukes enam-vähem sekund kilomeetril olla, siis see oleks äge ja tundus ka nagu äge, et see nagu tegelikult katse algusest lõpuni pakkus siukse naudingu, ehk siis kõige eredam hetk. Pika vastuse on siis Saaremaa ralli Lassi esimene läbimine. Kuule, aga räägime kiirelt Estikate kalendri ka, millal järgmine etapp on? Praegult on siis Länsi-rannik on ralli, on siis tuleb mai lõpus. Võin siin natuke puterdada, äkki oli 23 kuni 24 mai või oli 24 kuni 25 mai. Ma kohe aitan siin, 24. Jah, et ma ütleks on sinna piisavalt minemas meil? Ma väga loodan, meie läheme ja ma ütleks siit suur tänu, ma ei tea, Kuldar Sikku juhtimisel kogu Eesti Autospordi Liidule, et see asi lõpuks 24-25. Ma ei tea, kuidas nad soomlastele see selgeks tegid. Pikalt on unistatud sellest. Mis piirkonnas see on? Turu piirkonnas ja mina ei ole seal kunagi sõitnud. Testid ka? Testin Eestis, et proovin nüüd vaadata siis interneti avardustest leida siis selliseid videosid nii seest kui väljast, et missugune see ralli umbes on. Rääkisin ka siin sõbra Toni Kaardemeistriga, et ta nagu aitaks natuke, et mis ralli on. Et see on nagu kidramees, et lase mulle paar tuuri, ma mõtlen, kuidas see siin omavahel... Umbes nii on ja siis tundub, et tuleb Otepää kandist leida mingisugune siukse kõvema põhjaga tee ja et ta on siuke, ei pidanud väga palju hüpped olema, aga siuksed nagu sujuvad trampliinid ja eks soomelikud ikka sellised, nagu soomlased ütlevad, sumpu selle kohta, et tuleb mingeid üllatusi, et sul tundub, et nagu loogiline kurv läheb üle trampliini, aga selle taga on mingi auk, kuhu siis saad väga lihtsalt ära lõpetada, et see on järgmine etapp ja minu arust on see kihvt, et me sinna saame minna, Soome tippudega, kohalike tippudega ennast võrrelda ja ka eestlased lähevad teise keskkonda. Noortele annab see mega palju. Ja mis klassi võite nüüd sa jahid siis? Me võistleme siis oma Subaruga EMV 5 klassis, kus siis olenevalt võistlusest meil on siin olnud mingi 25 kuni pea 30 ekipaasi. Nüüd saame soomlastega ennast võrrelda. Absoluudis ka midagi jahid? Eks ma ikka jahin, aga ma ütleks niimoodi. Paneme kirja see ikka. Et me kindlasti tahame olla EMV 5 klassis, sihime poodiumi kohti. Kindlasti Eesti meistrivõistluste mõttes, nii kui me eelmine aasta võitsime mingid katsed, siis me tahame ka kindlasti absoluudis võita katseid. Aga et nüüd absoluudis rallit võtta, siis see tundub äkki 45-aastaselt 4 lapse isalt tundub natukene mitte kõige targem mõte. Mulle meeldib, ootused tuleb hoida madalal. Vaata, siis püsib see nägu on naerul ja see on kõige tähtsam. Et stressi peale ei pane mulle. Nägu on naerul nii sul kui ka fännidel loetavasti. Aga nägu oli naerul meil, see tund möödus isegi mitte lennates, see oli silmapilk. Nõus ja Keenia rallist me ei jõudnudki väga rääkida, aga ma arvan, täna ei ole see ka väga oluline, et homme hakkab pihta ja homme jõuame juba rääkida järgmine tund aega Keenia rallist. Homme istub minu koha peal Eigo Kaljurand, laupäev-pühapäev Kaspar Ruus, et olgu see ka ausalt ära öeldud. Mina lähen laupäeval vaatan Tartus vaba võitlust. Nagu ikka, sa paned pausi ja siin koha peal jätkuvalt istun mina. Iga päev. Just. Aitäh sulle, Urmo. Aitäh teile ja tore, et te sükest asja teete. Te niimoodi kaasa elate ja nii entusiastlikud olete ja tõesti palun vabandust, et ma panin kuidagi tunni ajaga piiri ette. Aga nii nagu on kõikide head asjade, kui teda on vähe, siis ta maitseb paremini. Aga nagu sa oled siin juba mitmed korda, siis tõenäoliselt sa tuled ka see veel tagasi ühel hetkel. Hea pidu on see, kus sa ei taha koju minna. Just. Vahva. Kohtume juba, ei kohtume, kuuleme homme jälle. Nii et olge tagasi ja veel nii palju, et WRC Fantasy on ju veel viimaseid tunde avatud, nii et tehke oma WRCfun.com, kui ei ole veel liitunud, liituge ja 6 kaik liiga otsige üles. Jah, nii et veel ei ole hilja liituda.
hea, et sa mulle meelde tuletasid selle. Kõik head! Homseni! 6. käik.